konkreetselt nüüd see asi, mille mina tõin sealt Londonist kaasa. Ja see oli võib-olla ka siin kuskil olemas, mina seda varem ei olnud näinud, mina nägin seda seal, kuidas tundides kasutati. Siin on üks pool on runduline matemaatika jaoks, teine pool on siis valge, siia saab joonistada, võib kasutada kunstitunnis, harjutada, sest kui nad ikka, kuidas ma seda teen ja proovisin läbi. Joonistad markeriga, kustutad ära, eks ju, läheb valesti, üldse pole probleem. Igal ühel on enda oma, harjutab enne ära, vaatab, aha, tuli välja, või siis õpetaja näitab ette, ja siis ta juba võtab pliiatsi ja teeb juba kohe ilusti. Mitte, et ei hakka seal paberi peal kogu aeg kustutama ja nühkima. Samuti ma kasutangi seda just nimelt kinnistamiseks, teadmiste kontrollimiseks ka, et kuidas nad on omandanud, mida on veel vaja korrata, mis on juba selge ja kuna mina ka õpetan ju ikkagi, näiteks kas või praegu just nimelt esimene klass on mul jälle keelekümblusklass, lapsed ju, kes õpivad teises keeles, matemaatikas väga hea. Sest, siin on ka numbrid. Ja kui ma näitan talle numbrit, ühekohalist numbrit või kahekohalist, tahvli ääres on ka klassi numbrid, ütlen talle, et ütle mulle üks ühekohaline number, ta sealt vaatab midagi, aga kui tal ei ole kuskilt vaadata või ma talle ei näita ühtegi numbrit, ma lihtsalt ütlen, et ta õpiks kuulama, et ta kuulaks, oma peas siis mõtleks, tõlgiks, võib-olla saaks aru, mis on vaja teha. Ütlen, kirjuta mulle siia palun üks ühekohaline number, kirjuta mulle üks kahekohaline arv, ükskõik, mis ta kirjutab, eks ju. Või siis, mis meil siin just olid, ühelised ja kümnelised. Kirjuta mulle arv, kus on 4 ühelist. Laps kirjutab. Kirjuta mulle arv, kus on 5 kümnelist ja 8 ühelist. Ta ei näe kuskilt, mõtleb, mis see on, kirjutab ilusti. Ja et õige koha peal oleks need numbrid, sest pärast on ju vaja kirjutada, et siin on meil ühelised, kümnelised, sajalised, et ta õpiks ilusti kirjutama, et ei ole suvaliselt, et ilusti oleks pärast. Et see on väga hea just nimelt kontrollida, et kas tal on nagu meelde jäänud ja igaüks teebki enda, tal ei ole seal aega vaadata, mida kõik teised teevad, sest kellel on valmis, ta kohe näitab mulle, näita, kas sa tegid õigesti, tubli, ja kõik on väga hästi. Et vahet pole eesti keeles ka mingi sõna, eks ju, ma ei tea, ükskõik midagi, et ka mingi asja kinnistamiseks lugesime midagi, kes seal oli tegelane, kirjuta palun, mis oli tema nimi, kirjuta. Aha, kuidas me kirjutame nime suure algustähega. Selline kordamine, selline väiksed asjad, siia ei pea juttu kirjutama, eks ju. Esimene klass mina kasutan väga hea ja see on see, mis ma tõin kaasa konkreetselt tänu sellele projektile Londonist.